Mu nimi on Hendrik. Mul on üsna hea elu. Mul on kodu. Mul on süüa. Mu elu võib-olla pole kõige parem, aga asjad võivad alati hullemad olla. Mulle meeldib öösiti ringi käia. Mulle inimesed väga ei meeldi ja öösel neid palju ei ole. Mulle meeldib vaadata pesumasinaid. Minu suurim unistus on kunagi omada kodu, kus on pesumasin ja mikrolaineahi ja külmkapp ja... Tere, minu nimi on ka Hendrik. Mina arvan, et Hendriku elu on päris sitt. Mida? Ta on olnud asotsiaal Rapla tänavatel 4,23 aastat. Ja mina olen siin, et seda muuta huvitavamaks. Jäta mind rahule. Teab. Kes sa oled selline? Ära minu pärast muretse. Nagu näete, toitus Hendrik ainult prügist. Ta magas pöösastes, mis tundusid kõige mugavamad. Sõi seda, mida prügist välja kaevas. Ma ei tea, mis tal nende pesumasinate ja külmkappidega oli, aga see kõik tundus päris igav. Nii et ma lisasin tema ühekülgsesse ellu natukene pürtsi. Hendrik istus pargipingile, tema juurde istus ingel. Tegelikult tegin nalja. Ma ei tea, kes see kutt on. Ta vist oli mingi tähtis riigitegelane. Ta pakkus Hendrikule, et ta võiks kandideerida Rapla linnapeaks, mille peale Hendrik ei olnud väga vaimustuses, kuid mees suutis talle vähese vaevuga augu pähe rääkida. Hendrik väga rahva tähelepanu ei haaranud, kuid ta pidas maha Rapla ajaloo kõige parema kõne, mis pani valijad kohe tormi jooksma. Järgmisel päeval valitigi Hendrik Rapla linnapeaks. Aga Hendrik ei teadnud, et mul on talle varus veel üks üllatus. Linnapeaks saamise puhul pidas Hendrik endaga pidustuse. Kahjuks läks pidustus natuke üle võlli. Järgmisel hommikul leidis linnarahvas ta silla alt magamas. Ja oi, sellest tuli Raplamaa sõnumite esikaanele suur uudis. Hendrik jäi oma linnapea positsioonist ilma ja ta visati vallavalitsusest välja. Hendrikule ei meeldinud mu narratiivne stiil ning pöördus kohe psühholoogi juurde. Aga mida see psühholoog aitama peaks? Ma ei kuulanud väga, mida ta head rääkis, aga ta mainis midagi hääle järgi minemisest. Ja et ta ei tea, et ma Rapla gümnaasiumi arvutiklassis olen. Nüüd on Hendrik Rapla gümnaasiumi ees. Ta kõnnib ukses sisse ja pöördub arvutiklassi poole. Nüüd ta astub arvutiklassis sisse ja nüüd ta on juba